Minu nimi on Allar Veelmaa. Tänases videotunnis räägime juure juurimisest. Juure juurimisel me juurijat korrutame ja tulemusega juuritame antud arvu ehk siis antud juuritava. Nii et hästi pikk keeruline sõnastus, aga valem on sellest lihtne. Kui me võtame n-inda juure m-indast juurest, siis tulemuseks saame juure, kus juurijaks on siis arv n korda m ja juure all on loomulikult arv a. Ja vaatame siis kohe mõningaid näiteid selle valemi kasutamise kohta. Võtame kuupjuure ruutjuurest ja tulemuseks saame siis 3 korda 2 ehk siis 6. juure. Nii et 6. juure võtmise arvutil saame alati asendada siis kuupjuure ja ruutjuure leidmisega. Võtame 5. juure kuupjuurest ja tulemuseks saame loomulikult 15. juure. 5 korda 3 on 15. 5. juure leidmist me arvuti peal ühegi teise juure leidmisega kahjuks asendada ei saa, aga varsti vaatame, kuidas me saame ka 5. juurt leida. Leiame nüüd 7. juure kuupjuurest ja selle kuupjuure oleme ruutjuur, nii et kokku näete tuleb siis 7 korda 3 korda 2 ehk siis 42. 42. juur arvust 2. Ja leiame jälle siis kuupjuure ruutjuurest, tulemuseks loomulikult 6. juur. Nii et näete nüüd, kes oli hästi tähelepanelik, siis sai aru, et see asi oli juba meil tehtud, aga vaatame hoopis mida. Vaatame seda, et kui me muudame ära juurte järjekorra, võtame kõigepealt kuupjuure 2 ja siis ruutjuure. Tulemus on aga ikka sama, nii et näete, kas siis lahendame ülesande ja teeme niiviisi, et paneme korraks siis arvuti video pausi peale ja püüdke nüüd ise siis need 5 juurt niimoodi kirja panna, et teil oleks siis 1 juuremärk. Paus on läbi saanud, ilmselt olete ka ülesande lahendanud. Nii et kõigepealt siis vaatame kuupjuur. Nüüd 2 me peame viima juuremärgi alla, järelikult tuleb meil siis ruutjuur. Ja 2 ruut korda 2 on loomulikult siis 8. Ja asendame nüüd siis kuupjuure ja ruutjuure ühe juurega, nii et kokku saame siis 6. juure arvust 8. Ja kontrollige oma vastust. Me teeme küll siin need arvutused pikalt, 2 kuubi kirjutame veel 8 asemel. Aga igaüks juba teab, et loomulikult oleks võinud ka siis 8 kohe kirjutada. Nii et ja näete, kuna on 6. juur, saame siis taandada, nii et tulemuseks on ruutjuur 2 lihtsalt. 8. juur 2. 2 läheb jälle ruutjuur alla. Nii et saame siis 5. juur 2 ruut korda 2 on ruutjuure märgi all. See on 8. Kokku 5 korda 2 on 10, nii et 10. juur arvust 8. Nüüd läheme ülesande juurde, kus enam arve ei ole, on tähed. Kuupjuur a viime ruutjuure alla. Tuleb a ruut korda a ruutjuure märgi alla ehk a kuup ja võtame siis 3 korda 2 6. juur a kuubist ja kasutame juure taandamise valemit. Näete, 3 ja 6 mõlemad arvud jaguvad 3-ga, nii et tulemuseks saame siis ruutjuur a-st. Ja vaadake esimest ülesannet täpselt sama. Näete. Ainult vahe on selles, et esimeses ülesandes oli arv 2, aga 4. ülesandes on meil täht a, mis loomulikult tähendab siis mis tahes arvu, mis siis antud juhul on lubatud. Nii et praegu hetkel on lubatud siis kõik mitte negatiivsed arvud.
ja viimane näide siit. A ruudu peame ruutjuure alla viima. Saame A astmes 5 kokku ja nüüd võtame siis 3 korda 2 kuuenda juure A astmes 5-st. Teeme nüüd veel ühe ülesande ja paneme arvuti jällegi pausi peale ja püüdke need ülesanded nüüd ise ära lahendada, siis mõne hetke pärast kontrollime. Paus on nüüd läbi saanud ja näete, lahendame ära, K viime ruutjuure alla ja üks K oli seal juba ees ootamas, nii et kokku tuleb siis ruutjuur K kuubist. Nüüd viime K ruudu kuupjuure alla, aga et võrdluseks kehtima, siis loomulikult selle K ruudu me peame võtma kuupi, nii et alati peab hästi hoolega vaatama, millise juurega meil tegemist on. Nii et K tuleb võtta astmesse 6 ja kuna üks K oli meil juba kuupjuure all, siis kokku tuleb, näete, kuupjuur K astmes 7-st. Kolmas ülesanne. Kõigepealt me peame siis selle K, mis on meil ruutjuure märgi ees, viima ruutjuure alla, nii et ruutjuure alla jääb kokku jällegi siis K ruut korda K ehk K kuup. Ja kolmas juur ehk siis kuupjuur ja ruutjuur kokku annab meile siis kuuenda juure, nii et 6 juur K kuubist. Jällegi saame juure taandamise valemit siin kasutada. 3 ja 6 mõlemad arvud jaguvad 3-ga, nii et tulemuseks on siis ruutjuur K-st. Neljas ülesanne ja 4. juur. Kõigepealt K kuubi viime ruutjuure märgi alla, tuleb siis K astmes 6 ja korrutame veel K-ga, mis oli ruutjuure all juba enne, nii et tuleb siis K astmes 6 korda K. Kokku saame siis K astmes 7, 4. juur ja ruutjuure all, nagu öeldud, on K astmes 7 ning tulemuseks 4 korda 2, 8, nii et 8. juur K astmes 7-st. Viies ülesanne ja 5. juur. K läheb jällegi ruutjuure märgi alla, loomulikult siis K ruut. Ja kokku saame siis K ruut korda K ehk K kuubi. 5 korda 2, 10, nii et 10. juur K kuubist. Ja viimane ülesanne ehk siis 6. ülesanne. Kõigepealt K me kirjutame juuremärgi ette, kuupjuur. K läheb nüüd ruutu ja K oli ees ootamas, järelikult tuleb ruutjuure alla siis K kuup. Kuupjuur ja ruutjuur annavad loomulikult meile kokku siis 6. juure, nii et näete, selle me teeme nüüd ära, nii et K korda siis 6. juur K kuubist. Ja saame kasutada jällegi siis juure taandamise valemit. Tuleb siis K korda 6 ja 3, näete, mõlemad arvud jaguvad 3-ga, nii et tulemuseks on K korda ruutjuur K. Ja sellega ongi meie tänane lühike videotund ka lõppenud ning taas kohtumiseni.